et 2011 lõpus Eesti koondis pääses esimest korda Euroopa meistrivõistluste play-off mängudele ja loositamine vastaks Iirimaa, olin ise Krakowis seal loosimisel kohal ja tegelikult alates sellest hetkest, kui see Iirimaa meile vastu tuli kuni selle mänguni, kogu see kuu oli selline parajas jalgpalli palavikus elamine. Ja seal juhtus väga palju asju, mida on hiljem väärt meenutada. Alates sellest, kuidas me võitlesime siis sellise piletite musta turuga. Et oli väga palju inimesi, kes võib-olla tavalukorras jalgpalli ja üldse spordivõistlustel ei käi, olid väga imestunud, et miks te rohkem pileteid ei müü, kuigi staadion oli juba välja müüdud. Et oli väga palju selgitustööd, et tegemist ei ole klassikalise meelelahutusartistiga, kes vajadusel teeb teise, kolmanda ja neljanda kontserdi, et see on üks mäng, mis toimub 90 minuti jooksul ja see on kordumatu ja sinna mahub täpselt nii palju inimesi vaatama, kui mahub. Aga väga palju tuli sellist naljaga pooleks detektiivitööd teha endal, et need, kes siis internetis piletiga hangeldasid, et sinna mingisugune piir panna. Ja esimese hooga tuleb meelde kohe huvitav juhus, kus üks inimene internetis avaldas, et ta müüb pileteid suures koguses ja ta oli oma nime sinna pannud ja näha oli siis sotsiaalmeedia kaudu, et ta õpib siis Kaitseväe ühendatud õppeasutustes. Ja kuna ma tundsin sealt ühte inimest, siis ma helistasin sinna kohe ja küsisin, et sa saad uurida, et mis värk on, et miks teie õpilane sellise jamaga tegeleb. Ja seal võeti loomulikult nagu ikka Kaitseväe struktuuris või sõjaväe struktuuris võetakse asja väga tõsiselt. Kutsuti siis noormees välja ja selgus, et ta oli nalja teinud kõigest. Tal ei olnudki neid reaalseid pileteid, et ta tahtis siis kaasa minna selle üleüldise sellise pileti paanikaga, aga tegelikult tekitas meile tööd juurde, sest et inimesed küsisid, olid pahased, ajakirjanikud küsisid. See oli see nagu pileti pool sellest asjast. Kui minna mängukorraldusse, siis see huvi oli tõesti meeletu. Ma arvan, et see staadion oleks võinud 2 või 3 korda olla välja müüdud ja sellega ma alguses ei osanud arvestada ja tänu sellele tekkisid mõned sellised korralduslikud probleemid. Võib-olla see pileti hind oli selline Eesti inimesele väga taskukohane, aga iirlaste jaoks meeletult odav, mis tähendas seda, et mustal turul need pileti hinnad läksid väga suureks ja staadioni ümber veel vahetune avapilet pakuti. See pilet mälu järgi maksis 16 €, siis lõpuks pakuti kuni 3, 4, isegi 500 € selle pileti eest. Olen tagantjärgi kuulnud ja inimesed ei müünud, sest et nad ütlesid, et me tulime siia ajaloolist mängu nägema, Eesti koondist toetama. Enne mängulisel päeval juhtus tegelikult üks intsident, mida ei ole, ma arvan, väga palju kuskil räägitud sellest ja peatutud sellel. Nimelt Eesti koondise treening lõppes ja Raio Piiroal oli külas üks ajakirjanik Fredrikstadist, kes siis jäi temaga pärast treeningu natukene vestlema väljaku äärde ja tegi temaga ka sellise lühikese videointervjuu. Samal ajal juba tulid iirlased peale oma treeningule ja rahvusvaheline tava on, et esimesed 15 minutit treeningust on avatud ja siis aetakse kõik ajakirjanikud minema. Ja kui see veerand tundi täis sai, siis Piiro ikka vestles oma hea sõbraga Fredrikstadist ja iirlased olid sellised, ma ütleks isegi väga sellised norivad kõikide asjade suhtes ja kui võtta minu kogemuses siis ühed ebameeldivamad vastased. Eks oli ilmselt tingitud ka sellest, et sportlikult oli palju kaalul. Ja nad väga aktiivselt siis hakkasid meie koondise toonast kaptenit minema ajama sealt. Ja esimene kord see kuidagi veel laabus, aga teine kord, kuna iirlastel oli kaasas 2 turvameest, siis oli väga lähedal see, et turvamehed ja Piiro oleksid leidnud omavahel lausa käsipidi kokku. Et see oli selline kuidagi väga ebameeldiv ja keeruline moment ja kindlasti ka Raiole kogeda päev enne mängu midagi sellist, et sul oma staadioni tullakse sind siis kuidagi kõrvale lükkama. Et lisas see kindlasti sportliku viha ja sattus sinna tol hetkel ka jalgpalli president Aivar Pohlak sinna situatsiooni keskmesse ja ma mäletan, et turvamehed ka temaga suhteliselt väljakutsuvalt, veel verbaalselt väljakutsuvalt siis käitusid, et oli selline suhteliselt olukord, mis jättis nagu väga mõruda maigu endale. Ja me teame, mis järgmine juhtus, et Piiro sai punase,
2 kollase tõttu, et kuigi need olukorrad nüüd ei saa öelda, et need pakatusid liigsest agressiivsusest, aga see eelkõige võib-olla õpetas seda, et see mängu pinge oli niivõrd suur, selle mängu tähtsus oli niivõrd suur, et väga lihtne, käis selline pidev närvide mäng ja väga lihtne oli vastast siis, või ütleme, kõigega, mis võimalik, püüti vastast endast välja viia. Et tagantjärgi ei teagi, kas oli siis taktika vastaste poolt, et selliselt olukorda, selliselt tulla nii-öelda võitlusesse ja kas ja kuivõrd see näiteks järgmine päev ka Riot mängus mõjutas, et seda me ei saagi kunagi teadma, aga selline juhtum oli ja loomulikult, mis käis ka toona ajakirjandust läbi, siis teatavasti mõtles üks kaval Iiri mees välja mooduse, kuidas staadionile pääseda. Nimelt ta oli varastanud Eesti koondise dressi endale ja ühe pallikoti. Kuidas ta täpselt selle varastas, seda ei oska tänaseni öelda. Panin ta selle selga ja tuli siis nii õige mehena sammus sealt, kus meeskonnad muidu tulevad, sammus sisse, võttis endale platsi siis lausa Eesti meeskonna pingi kõrval esialgu, pärast ta küll läks tribüünile, vaatas mängu ära, tuli siis uuesti alla väljaku äärde, võttis selle sama pallikoti, mille ta alguses tõi, käis mööda väljakut, tänas veel koos Iiri mängijatega Iiri fänne ja siis, kui ta pärast mängu riietusruumide juurde jõudis, siis ma vaatasin, et üks väga kahtlane tüüp on siin, et Eesti koondise dress seljas, eestlane ta kindlasti ei ole, kuidagi koondisega kokku ei puutu ja siis ma sain aru, et ilmselt on tegemist siis mõne iirlasega, kes on sellise trikiga hakkama saanud, et miks ta oli võib-olla ka lihtne taibata tol hetkel oli see, et kogemus oli all inglastega aastast 2007, kus samamoodi mäng oli välja müüdud ja ma mäletan, kuidas inglased toona üritasid siis varastada näiteks fotoveste, mis on fotograafidele mõeldud selleks, et kuidagi või peita ennast enne mängu staadionile juba mängupäeva hommikust saadik luurasid, et siis kõikvõimalikke staadioni avausi, et äkki õnnestuks sinna kuidagi sisse pugeda ja siis ikkagi mängu näha. Ehk siis selline kogemus teatud mõttes oli all. Ja siis palusingi turvatöötajatel see ära välja suunata. Loomulikult seda varustust me sealt eemaldama ei hakanud, kuna ei teadnud, see võis olla ka tal täiesti legaalselt omandatud, aga igal juhul pärast ta andis pika intervjuu kodumaal Iirimaal siis oma ajakirjandusele ja selgitas siis, kuidas ta selle kõigega hakkama sai ja meie omakorda Eestis pidime siis andma ka selgitusi, et kuidas siis selline turvaauk läbi lasti, et tagantjärgi on seda naljakas meenutada ja